Vene raha konfiskeeriti ja külmutati 3 aastat tagasi, kuid Euroopa ei suuda ikka veel koguda julgust seda konfiskeerida, vähemalt selleks, et kompenseerida abi Ukrainale. Euroopa on väga kartlik ja õigustatult. Vaatleme seda probleemi õiguslikust vaatenurgast. Paljud kaubanduslepingud on sõlmitud Venemaa ja Euroopa vahel. Ametlikult ei ole sõda, keegi ei ole sõda välja kuulutanud. Ja äkki võtab Euroopa Liit Venemaa raha. Õiguslikust süsteemist vaadatuna see on kuritegu. See on teiste inimeste vara puutumatuse reeglite rikkumine. Paljud investorid ja hoiustajad erinevatest riikidest, kellel on raha ja vara Euroopas, mõistavad, et neid võidakse kohtleda samamoodi. Kõik võetakse ilma õigusliku aluseta, rikkudes reegleid ja seadusi. Mis siis on raha investeerimise mõte Euroopasse, kui selle turvalisusele ei ole garantiisid? Kui Euroopa konfiskeerib Venemaa raha, hävitab ta omaenda aluse.